me läheme selle video juurde, siis me läksime super mega tänulikud, kui te paneksite sellele videole like, paneksite ka subscribe, me näeme, et nii paljud, kes vaatavad, ei ole subscribe inud ja pange endale ka see bell notification, et teil tuleb teada, kui me paneme uue video ülesse. Ja me mõtlesime, et tahaks seekord proovida, kas me saame 100 laiki täis. 100 laiki täis. See oleks nii äge, see annaks nii palju indu juurde meil, et täiega edasi tegutseda ja teile ägedaid videosid teha. Nii et like, subscribe, bell ja hakkame pihta. Hei, meil on käes juba neljapäeva õhtu ja see on meie selle nädala esimene videokene. On ju, sa ei ole ka teinud? Esimene klipp või? Jah, mina ka ei ole teinud. Ühesõnaga, me tulime just jalutama. Ja me saime aru sellest, et täna tuleb meie viimane öö selles kodus. Ja ma ei olnud nagu kordagi seda mõelnud, sest ma olin nagu et me nädalavahetusel kolime ära ja kõik jutud, nagu et päriselt homme jäämegi juba sinna. Aga ma ei olnud nagu niimoodi mõelnud, et see reaalselt on meie viimane öö selles kodus. Mega crazy, kas see tõesti kõik lõpuks juhtub, kas see tõesti lõpuks juhtub. Ühesõnaga, homme meile tullakse siis kööki veel lõpetama. Nad ütlesid, et loodetavasti jõuavad ühe päevaga, milles ma natukene küll võib-olla kahtlen, aga nad vähemalt saavad nagu asjad ühendatud niimoodi, et me saame kasutada tegelikult kööki on ju, aga kui mingid uksed on veel panemata, me saame hakkama. Nii et igal juhul meil tuleb siin veel suur kolimis uude kodu sisse seadmise nädalavahetus, aga ma olen nii excited, oh my god. Täna ostsin veel paar asja ära. That's crazy ja me ostime talle täna teleka. Oh my god. Ja riidepesumasina. Nii suur lihtsalt. 85 tolli seda teleka võtsime. Teadsid, Kennil oli siia uude kodu tulles 2 unistust. Suur telekas ja 2 uksega külmkapp. Ja ta sai mõlemad oma unistused. Rohkem ei tea midagi. Ja nüüd on aeg hakata kõiki ülejäänud miljonit minu unistust täitma. Nüüd ma lähen diivanile. Ei! Vaata kui haigelt ma pean filmima oma saalis, et meil on nii räme pikkuse vahe. Igal juhul, that's crazy. Igal juhul nii, et homme võtsin töölt vabaks ka. Saab ära lõpetada koolimise. Ja... Jah, eks me homme jagame teiega rohkem. On ju? No nii, paneme veel viimased asjad kokku. Meie viimane hommik just oli siin. Sõime oma viimase pudru selles kodus. Ja nüüd ma viskan meie voodi asjad kõik siia kokku. Nüüd peaks tegelikult oleks hea üldsegi pessu panna, aga pead. Lähevad praegu nii uues kodus tegelikult tahaks ikka täiesti puhaste värskete linadega ju ärgata. Aga vaatame, äkki seal paneme midagi muud sinna ühesõnaga. Siin on näha, kilekotid, kõik riidid on pandud, kapp on tühjaks tehtud. Meil jah, kõik kapid. Nii, võtame selle lina ka siin. Meil on elutoas ka veel paar pleedi. Ja nüüd meil on veel pesurist. Ja siin kapi peal on ka mõned asjad. Ja siis põhimõtteliselt ongi enam pakitud. Ken, ma vaatan korraks, kuidas läheb köögis. Ken paneb köögis viimaseid asju. Kuidas meil siin läheb? Kenasti, kapid tühjad või? Maitse ained ka. Miks on niimoodi toidukarbid pani? Miks sa neid ilusti paned? Võtad palju vähem ruumi. Nagu üksteise sisse. Kuidas sa paned seda, kui mul kast täis on? Ei nagu... Mul kast täis, mul ei mahtud kuhugi. Ma ei ole päris kindel selles. Aga okei, vahet ei ole. Usaldan siis tee, kuidas teed. Nii, et viimased asjad. No nii, rentisin ühe haagise. Ma issin tagama. Rentisin haagise. Loopisime selle asju täis. Kõik viimased asjad, mis meil korteris olid. Noh, mis nüüd on? Ja viime kõik koju täna. Siin on vaja veel 2-3 tiiru teha Tallinna vahelt. Aga pole hullu. Aeg on. Hakkame tassima. Kolimine ja uus kodu on küll lahe, aga siuke asi ei ole lahe. Kes sellega tegeleb? Ja kuhu me asjad paneme üldse?
no kuna haagis on meil järel juba, siis on hea aeg ka see pappünnik ära viia prügimäele, mis meil siin mööbeldamisega tekkinud on. Me otsime. Jah, las ta olla. Mis ma veel saan näidata ära? Nädala jooksul on siin ära paigaldatud ka see vaheaed meil naabriga. Päris lahe. Naabrid veel ei ole, aga aed on vahel. Päris ilus. Siia vist, nagu ma aru saan, peab midagi ise leiutama. Midagi kõrget ja musta. No nii, me jõudsime siia jäätmejaama nüüd ja siia hakkame seda pappi järjest sisse laduma. Mahub! Tuleb väga kokku suruda või? Sa ei vasta mulle lihtsalt või? No see on nii palju ruumina. Ma ei tea, kuidas see papi majandus käib, sest ta hakkab suruma seda kokku. Ma ei tea. Väga huvitav, no vaatame. No prükkar. Kuhu veame prügi? Koju. Kõik prügi minu koju. Koduomanik. Prügi on, tooge kõik prügi mulle. Mul on nüüd prügikast. Majaomanike rõõmud on seega, et ju peab prügikasti endale ostma. Tõmbasime prükkar ligi. Prükkar ligi. Tuleb haigelt, aga nii ta on. Palju prügis maksis? 100 eurot. Soodusega. Ja viskame kärru. See on nagu... Siia saab kuidagi sisse ka panna, kui tahad. Ma mõtlesin, vaata, ma pidin hoidma seda seal ukse juures nii kaua, kui ma tulin uuesti poodi sisse tagasi. Siis ma mõtlesin, et suht naljakas, kui keegi vahepeal see prügi sisse viskaks, arvates, et see on nagu selle jaoks ukse ääres. Aga meil on ju... Lihtsalt hoiul. Aga meil siin Haagises on ju prügi, mida tuleks ära visata. Kas me saame kohe ära testida? Mujale muidu me hakkame kohe seda ruumi ära kulutama. Võstame prügikasti, aga viskame prügiga kellegi teisele või? No muidugi, sellepärast, et muidu me juba paneme see nii palju prügi. Kodust tuleb panna prügi ära, mitte mingi suvalist prügi. Tõsta üles, kui talle tõmba enda poole. Oi, mis ais siin on. Ma sellist lahti või? No lase lahti, noh. Ei kuku oma autole peale või? No proovi, ma ei tea, noh. See on ikka täitsa eluvõõras, noh. Viisime sinna prügimäele prügipappi ja siis tuli meile, et üks pappkast oli täiesti prügi täis ja nüüd talle pidi maha sõtma. Selle tõstad ise sinna. Ma filmin. No, ma filmin sind. Näita nüüd tõstet. Ja ei lõhu mu prügikasti ära. See on mu suur investeering praegu. Tuli. Davai. Läksime. Nonii, nüüd lähme on-offi oma teleka järele ja riidepesumasina järele. Ma loodan, et keegi aitab sul äkki tassida neid. Sest need on nii suured ja rasked. Igal juhul. Vaatame. Nii, siin on siis Ken ja meie telekas. Vaadake lihtsalt, see on nii suur. Oih, pesumasin ka. See on nii suur. Kenni enam ei saa aru, aga väga suur televiisor ikka. No nii, pakivad siin prügikasti kõrvale telekat ja mina ostsin veel selle jupi, et saab teleka siis seina peale panna. Ja ma ostsin endale hiirekese, sest mul tegelikult mingi hetk läks arvuti hiir katki ja nüüd ma olen ikka väga pikalt ilma olnud ja tegelikult ma ei saa nii ere kuidagi. Aga tegelikult on ikka palju mugavam hiirega, nii et nüüd ma saan jälle hiire ilusti. Ja saab teleka seinale panna. No. Mis on prügikasti kaas? Noh, võta nüüd telks kätte ja vii tuppa ära, noh. See väike telks. Mida? Minust on väga palju abilt ära hakkasin praegu või? No nii. Pesumasin on meil nüüd siin paigas. Sai suurem, on ju? See on norm. Ma ise valisin. Otsisin mingi kodulehelt, usaldasin ringi, lihtsalt vaatasin, mis norm tundub. Kus kuivatiga võtsime. Et siis, eks muidu mingi suvel on ikka värskesust tegelikult parem, kui mõnus on kuivatada ka, kui on mingi kiire, siis saab juba sellest abi olla. Ma ei kes meil kurang kuivatud kasutanud, aga näeme. Ühendad selle nüüd ära, seal veab kohe. Ühte kassi rohkem karbis on või? Ma ei tea, peab vaatama minema tagasi. Näed, laistin selle veeturuga ülesse. Pesumasina sees hoopis. Teadme siia ära. Siin on üks äravool.
loodan, et ükski torumees ei vaata. Mis tegema, ma ei tea, mis ma seda täpselt tegin. Ma ostsin selle Vilja lihtsalt siia. Ma ei ole kindla, kas nüüd peab kuidagi teda midagi liimiga midagi panema, aga üks ma pärast küsin targematelt. Enne tööle ei pane. Nii kaua, kui ma kiirelt ennast natuke meigin, siis ma räägin, et me nüüd kolisime oma asjad siia on ju ära. Meil tulevad Kenni vanemad korraks külla. Nad tulevad, tegelikult on see, et me lähme Kenni vanaemal on täna sünnipäev ja siis me teeme talle nii-öelda väikese üllatuse ja siis me lähme Kenni onu juurde täna, siuke väike grillchill ja siis nad tulevad, Kenni vanemad tulevad vanaemaga koos, siis toovad vanaema siia ära ja siis me juba mõtlesime, et okei, et nad tulevad siia samma kanti, sest Kenni onu elab siin suht lähedal ja et siis kutsume nad külla ka, et kuigi see kodu on täielik mess veel, aga saavad ikkagi vähemalt käia ja siis pärast seda me lähme siis, nad lähevad sinna onu juurde, siis viivad nii-öelda vanaema ära, aga tegelikult tulevad siis kõik teised sugulased ja meie ka. Ja siis on siuke väike surprise, siis meil on siuke ühine, tore koosviibimine ja nüüd praegu mul on aega umbes mingi täpselt 5 minutit, et ruttu teha ennast kuidagi normaalseks valmis ära ja siis nad juba jõuavad siia. Ja siis me peame siin veits feikima ka, vaata mingi soovime talle palju õnne ära ja mingi tore näha ja nägemist. Ja siis tegelikult mingi maks poole tunni pärast oleme uuesti mingi tere, palju õnne. Aga ei, tore, igal juhul ma nüüd teen ennast käpes valmis. No nii, ma olen vaatanud nüüd alla, ma kuulsin vahepealt Ken siin midagi on kohmitsenud. Siin on midagi uut ka või? Ära pa külmkappi meile kokku või? Sa mäletad, et see musta vaev on või? Ikka? Mis me valge võtsime, meil on tume köök ju. Muidugi ikka valisime tumeda, meil on ju tume kõik siin. 2 uksega. Nagu härra suur unistus oli. Sul ikka nii veab, sa kõik saad, mis sa tahad. Jaa, ja sina ei saa mitte midagi. Ma ei saa mitte midagi. Sest sa kunagi rahul lõpuks midagi kohale ei vaadata. Mis mõttes? Ma olen väga rahul paljude asjadega. No... Isegi peale kohe peal ostu on kahtled. Tellin ära. Enda ostu, peale ostu. Kuidagi lühikene ainult ei ole või? Ma räägin. Nagu sa oled pikk mees, siis kuidagi tundub väike okei, aga tegelikult ega ta ei peagi vist mingi üüberpikk olema. Aga ta on lai tõesti, ta mahukas on ta kindlasti. Oot, meil tehti kööki ka täna, aga ma ei saa üldse aru, kas siin midagi tehti. On küll, vaata, siin on üks uks ette palju. On jah. Kargo on oma kohal. Siin tõesti uks. Selline on see toon nüüd, mida me tahtsime ja mis meile tuleb. See tume on ikka parem, on ju. Ja siin on see kargo kapikene ka. Ja muud vist ei ole siin väga uut põnevat. See hius telekas on selge vaja panna. Vaatame alla ka. No vaatame, ma väga hästi seal ligi sul sinna. No vahet ole, kukkus. Oota, meil on jää see ka või? Või see on vesi või? Vesi jah. Vau. Kahe, 2 tükki. Oot rahulikult. Teid on kindlasti. Okei. Niimoodi tõmbad peale, no väga enksa ju. Päris mahukas ikka, või ma ei tea, kas ta mahukas ei. Tundub hästi suur, aga... On ikka, ma arvan. Arvan ikka on. Alrighty. No nii, Kenni vanemad ja vanaema käisid siis ära meie juures. Ja nüüd lähme meie siis, käime ka poest veel ruttul läbi. Ja lähme siis sinna Kenni onu juurde vanaema sünakest tähistama perekestis. Nii väsinud, sest päevast. Ei! Ole! Ei! Võtka tühi jälle, ma ei viitsi. Vale mindset! Sa pead mõtlema, et sa jõuad, sa saad. Täna on ilus päev, ilus ilm, ilusad inimesed on meie ümber. Meil tuleb imeline suveõhtu. Tutti. Okei, ma pole siit kunagi, ma ei tee tegelikult talle. Jaa, mida sa vahetad kaamera ees? Ma ei ole tutistanud siit kunagi. Sellepärast nüüd ajasigi, et mul on tutistad kogu aega valuvist. No, ma ei viitsi lihtsalt. Valetanud. Luitskab niimoodi. Ühesõnaga, väga ilus, mõnus õhtu tuleb kindlasti ja nagu naarule ongi kõik hästi. Õnne soovime sul, palju õnne, kallis Anu, õnne soovime sul. No nii, nagu ikka, siis vahepeal ununeb toredas viibimises ära see vlogimine ja nii juhtus ka meil. Jällegi, siis me ei teinud üldse vloge või tähendab videosid, kui me siis olime Kenni onu juures, aga väga tore õhtukene oli ja nüüd sõidame koju tagasi.
tagasi, aga nii haige on see, et nagu sa oled Kose vallas ja muidu see tundub nagu nii pikk maa, et sõita koju, kui sa sõidad nagu Tallinna koju sinna, kus me varem elasime. Ja nüüd meil on lihtsalt 10 mintsa siit samast ülilähedal suts ja kodus. Väga mõnus. Ja esimene öö kodus tuleb nüüd täna. Lina panime enne paika, voodipesu veel ei jõudnud. Aga pole hullu, lähen vaatame jalkat ka veel täna, sest et jalka juba käib. Kell on varsti saab 11, aga lähen vaatame pärast veel jalkat ka. Ja vaadake. Näete, kui ilus. Oi, see ei suumi ära. Mis toimub? Oi, see ei suumi. Nii ilus taevas, lihtsalt siuke mõnus. Ilus kodutee. Nagu väga-väga kummaline on sõita lihtsalt siia hoovi tulles niimoodi, et okei, me tuleme nüüd koju. See on esimene õhtu meie elus, kui me tuleme. Mis ta üldse ära ei suumi? Ma ei saa aru. Ühesõnaga, kui me tuleme... Fokusseerime siin enne ka suumi. Fokusseeri. Kui me tuleme siia niimoodi, et okei, me tuleme nüüd koju. Ja päike on ikka imeline. Ja nüüd me tulemegi siia ja magame siia ja... Kas sa saad aru, Kenju? Läks välja! Kenju, et see ongi meie kodu. Nii haige ikka, et oma voodis siin, uues voodis. Vaade on otse taevasse. Leidsin kuskilt kolavonnikust läpaka, vaatame jalkat siin. Ja varsti on esimene. Võtan meiki maha esimest korda elus selles uues kodus. Uskumata. Just ütlesin ka Beritile, et kolimine tegelikult tuleb võtta nagu protsessi, see on nagu nauding. See on nagu osa uuest kodust. Tuleb mitte ei tohi mingi stressi tekitada, vaid tuleb nautida seda põlve otsas elamist. Teate, mis on huvitav või? Ma mõtlesin, et kus mu läpakas on. Ja siis ma läksin otsima läpakat. Niimoodi ma pidin trepist minema. Ja siis ma läksin alla korrusele. Ma ei ole harjunud nagu kodus olles. Et ma pean oma asju otsima nagu erinevatelt korrustelt. Ja ma lihtsalt pidin minema alla korrusele, et midagi otsida. See tundus nagu nii strange. Ja pluss veel, ja mis veel esimesest korda siin kodus on, me oleme siin kodus esimest korda, siis kui pime on. Ma lähengi näitan all, kuidas see valgus, et seal korrusel on need laevalgused, kuidas pimedas on, kui väljas pime on. Kõigepealt paneme siis trepi tuleb olema. Vau. Trepi tuli põleb. Kamp alla. Siit lükkan trepi kinni. Nii, nüüd panen selle. Vaata, see isegi ei ole nii, minu arust see köögi oma oli lahedam. Panen köögi oma. Siuke hämar. Tegelikult see on veits maha ka krutitud. Seda saab natukene rohkem valgemaks panna. Aga väga mõnus siuke hämar. No tere hommikust! Nagu näha, ma olen ikka suht unine veel. Aga kell on mingi 9.52, me sõidame Tallinnasse. Siis meil on vaja, kõigepealt meil on nähasid, meil on vaja see haagis ära viia. Ja siis meil on vaja veits poodides käia, me tahaks vaadata riidepuid tahtsime kindlasti, prügikasti tahtsime neid väikseid, mingi vannituppa, vetsooja. Muruniidukit. Trimmerit, tahad ikka mõlemad või? Okei, ühesõnaga neid vaja ja siis siine, et me saaks kardinad panna üles, meil on magamistoa kardinad olemas ja mingeid paari pukki võib olla. No nii, me oleme kaarautus, minul on käes uus trimmer ja härral on muruniiduk. Ühesõnaga, kuna muru kasvab, siis meil ei ole valikut. Peame endale ostma vajalikud vahendid selle jaoks. Mis asja? Mis käru? Võta tõlal, kannad ja ongi kõik hästi. Mul on vähe lihtsam asi. Ja meil on vaja siine ja mingid asju veel. Aga me ei kõini linna polega praegu. Aga ma ei... Täiesti suvaliselt suunas. Ja paned äkki maa... Okei. No nii, lisaks siis sellele niidukile ja trimmerile võtsime väiksem vaibakese. Mõtlesime, et selle paneme vetsu. Ja siis... Ostsime siinid, saame magamistuppa kardina ära panna. Ja enne me ostsime Jyskis käisime. Ja siis me ostsime siukse prügikastikese. Ja noh, riidepuid oli suurde vaja. Teipi ostsime ka, meil on seda ka vaja. Selline saaks siis praegu siit
ja rohkem vist väga palju ei shoppagi, kuna need 2 asja olid ikkagi väga suured shoppingud, siis me mõtlesime, et korraks tõmbame tuure võib-olla maha. Ühesõnaga, jah. Nii, me käisime veel korteri peal, mõtlesime, et võtame viimased asjad sealt ära, mingi paar asja, aga reaalsuses on ikka pagassi täis. Okei, meil olid enne ka siin asjad, aga ikkagi pesuristid, ämbrid, mingid tekid, asjad, mingid potid, pannid veel, sest need olid pesumasinas kõik nõudekas. Ja ühesõnaga, jah, voodi all oli veel mingid staffi ühesõnaga, nii et jah, siin me nüüd oleme. Ja vaadake, need siinid on nagu reaalselt millimeetri pealt mahtusid meile põhimõtteliselt autosse ära. Aga, mis oli ikka? Nüüd peaks olema küll kõik asjad toodud. Üks asi veel. No. Objektiivt läbi mulle ja Makita akkusid, et ma need saaks Murunite. Yes. No nii, siin on vaja selle kapi alumistel siis tahtitel midagi seal puurida metallikesega. Vaata, et näppu ei lase. Igal juhul ja mina panen siia jopekesi ritta. No nii, esimesed asjad ma panin siia juba kappi, meie joped, jakikesed. Siin on jalanud. Ja noh, tegelikult me tahame ikkagi siia uksi ka ette, aga praegu on nii ja päris lahe vaadata enda päriselt isiklikke asju siin juba igal pool olemas. No nii, tänane plannike on siis garderoob lõpuni kokku ära panna, riided sisse. On praegune number 1 plaanikene, siin on sahtlid, ma vorbin neid siin ja Ken möllab seal. Nii et vaatame, kuidas meil läheb. Ma ei kujuta ette, mis see kell juba on. Aga paku. Saab kapp valmis, ei tea, 5 või? Polgus, jah. Polgus. Ja viimane tükk kappi. Viimane tükk kappi. Viimane toru ja siis on kogu see asi siin paigas. Kõik või? Tehtud. Nice! Lõpuks sööma. Selline, nüüd me oleme teeme grilli, aga selline on meie garderoobi kapikene. Panime grilli siin käima, liha on sees, Ken chillib, väike puhkus ära teenitud, kõhud olid mega tühjad lihtsalt kapi kokku panemisest ja mässamisest, nii et ja kell on 6 õhtul Ken. Aga jah, me oleme ainult hommikusöögi peal, nii et tõesti see on üks hiline lõuna. Saslik valmis. Saslik. Veel sööme papptallikute pealt, sest ei viitsi nõust pesta. No meil on nii raske, meil on mingi vetsukraanikaus, meil ei ole kõigest kraanikaussi veel ju. Ja läheb lihtsalt liha ja tallikud on meil kuskil karpides ka. Ja tomat ja kodu just kõrvale ja magustoiduks murelid ja ongi hästi. Kõik olemas, valkrass, süskar. Ühe laldika pealt ikka. Ei hakka raiskama sinna. Päike lõõmab. Higi voolab. On kui hea tomat. Hädisu. Võtsime igast kapiga ülemiste riiulite peale suksed need hoiukastid. Ja ma avastasin, et nendesse mahub tekk ka. Nii, siia ma panin palju suurema teki kui see. Ja siia ma panin 3 patja. 6 või? 6 või 7 patja panin surusin siia. Mis asja, ma võtsin 3. Ülemisel riiulile ja räigi ruumi sääspen ikka. Ja ma siia need ülemisse. Tavaline tekk ja ma olen siin veel teise teki jaoks. Aga rohkem ei ole midagi panna sinna või? Mulle tõsta oma pükse, see on ikka täis. Need, kuskil on need linad ja... Voodipesud? Jah, voodipesud on kuskil. Veel on siia juurde. Pane jah sinna muud. Uskumatu häkk lihtsalt. Perit on nii hädas, noh. Päris aja lihtsalt riidid otsa. Jaa, aga sahtlid on ammu otsas. Sahtlid on ammu otsas ja mina olen pidanud väga palju sahtleid sulle loovutama. Ühe? Ei no, ma annaks veel. Parem pool toru läheb sulle veel ja... No torusid on mul rohkem jaa. Sul on kõik torud peale ühe minu pool toru. Aga ta on väga pikk, kuule, ta on pikim toru. No pikim toru, jah. No. Aga sul palju veel on minna, kõik need vist on täis. Palju hullemaid naisi, ma olen ikkagi üks normaalsemaid, ma arvan, kapi koha pealt. Ma ei shoppa üldse nii palju, need lihtsalt on mul. Minu värk oli lihtsalt see, et ma kannan kõik asjad ribadeks ja mul on siin mingid püksid ja kampsunid, ma arvan, mis mingi 9 aastat vanad. Ja ma ei anna alla nende osas.
kannan nad nii kaua ära, kui... No paar asja on ikka, minema ka läinud. Aga vist... Mõti täis läks, jah. Üks sahtel on vist vaba veel seal. Ei ole, siin on juba kõik. Juba täis või? Nii kiiresti läks täis. Ja siin on veel terve hunnik minna. Ja see vist ei ole viimane kott isegi veel seal. Aga meil on üleval ka seal ruumi, vaata. Mis siin üles meil on hoiukastid olemas seal teises toas, me saame hoiukastidesse panna, aga sinna sa ei pane neid riideid, mida sa tegelikult väga kannad, vaata. Paned sinna mingid väga suvalised asjad nagu. Aga no mis seal ikka, hakkame otsast pihta ja vaatame. Küll me ära mahuta. Me saime garderoobi siia kõik oma asjad. Kas ma peaks panema tule? Proovime. Meil on täiesti imeline lamp siin, nagu veel näete. Nii on ikka paremist. Ühesõnaga, me saime kõik asjad siia. Juba mingi dressikas on toru peale visatud. Miks on dressikas toru peale visatud? Selle homme hommikul selga kohe. Ei see ole nii, et homme läheb selga, siis viskad toru peale, see tuleb riide poole panna. Ühesõnaga, aga jaa, saime kõik mahutatud üleval need. Me juba rääkisime tegelikult sellest eelmises klipis. Ja ma isegi sain siia panna oma kingakesed ära mõned, mida ma mõtlesin, et siia võib-olla ei mahu, aga siia mahtusid kingakesed isegi ka. Nii et praegu ja seia panime vööd. Meil on siin selline klaasiga. Ma ei teagi tegelikult võib-olla, mis jägedat panna. Võib-olla kunagi mingi tehted või ma ei tea. Ühesõnaga praegu igal juhul jääb ta nii. Tundus nagu cool. Ma näitasin, kui räige see kolatuba oli. Ja mahi, kui vähe hästi nüüdsin on. Ja pool nendest on, üle enamus lähevad köökina. Ja siit kõik need riided on läinud, vannituppa panime asju kõike. Siin on reaalselt mingid kuivained, mis meil lähevad kappi. Ja mingid, nõud on seal. Ja mingid pudi-pudi veits. Toidulisandid asjad. Nii et jah, selle saab järgmine nädal pandud. Siin on veel ka mingid kontorituppa minevad asjad, aga kuna kontoritoas ei ole veel lauda, siis hetkel on nii. Ja tänukiri Kennu Jäämägi. Tänud sulle! Tänud! Ma võin ka sulle ühe tänukirja praegu, sa oled väga tubli täna olnud. Väga palju tööd ära teinud. Väga valustab. On ja, tallad valutavad täiega mul ka. Isegi kui ma tööl olen 12 tundi, siis ma ei tunne lähedale. Kõndides, kui juures ei ole nii hullu, kui reaalselt nagu koha peal kogu aeg seistes ja toimetades. Oota, lükka mulle neid kuradi juppe. Jaa. Oota, ei peavad tegema. Lükka mulle neid siia poole. Oota, on tulevad. Sai. Ma ei saa, kuidas sa aru ei saa? Ma ei saa aru, mida sa seletad mulle reaalselt. Sa arvad, et siin läheb sel läbi, kus kuradi asi on laes, kollane. Aga tegelikult on see, mul on märk siin ja ma saan liigutada neid juppe, kui see kuju läheb. No sul on see... Aga mis see kollane üldse on siis? Tüübel. Miks see on seal? Et kuradi kips ei saa panna tavaklubi. Aga sa pidi laskma sinna selle? Jaa, aga ma liigutangi selle siia kohta, kus see kuradi asi on. Selle kui klubi lase. Ma ei saa aru, kuidas see võivad. Aga ma ei näe ka reis kuidagi. Ma näen praegu, ta jääbki sentimeeter lühem. Ja vait. See mind häiribki ju. Nüüd ei jää. No ma tean, et tead, ma panin paikada praegu. Nii. Näed, vaata nüüd. Tõmba selle julja sinna, kus see kollane jupp on ja ongi kinnina. On täpselt samas kohas siin, kus teine siingi. Täiesti lõpp. Ma ei vaata, kui kaua jääks aega. Ta nii pikka töösega ära üle. See nagu... Uus maailma omane. Võtan ära. Siia täpselt, kus see on. Oi, ma panin tõesti vahepeal jumala blondi. No ma ütlesin, sa arvad, et ma teen liiga sulle, nii loll vahepeal. Ma ei ole loll. Puuditav loog, mis ta ütles loll mu kohta. Vahepeal. Ise oled. Arva. Ma just pigem on hea, ma mõtlesin kaasa. Jaa, aga... Valesti. Ma mõtlesin kaasa. Ma mõtlesin! Ma tudoks. Järgmise siini ma ise rakke sees. Ma ei olegi rohkem õnneks. No, leianna kohti, kui panna. Aga ikkagi kole, kui nad ei ole sama janne peal päris. No sa ei näe. See on kordi ette ju. Alright. Ma lähen viin oma agrimehe nüüd ära. Sa oled duširuttu tagasi. Ühesõnaga, ma vaidlesin siin väga tugevalt. Või te tähendab ei vaielnud, et... Sa ei saanud aru? Jah, küsisin küsimuse, et kuidas üks asi käib ja mõtte seletas ja ma ei saanud aru. Aga nüüd sain aru. Nüüd on all good. Nüüd ta läheb sinna, kui supp panna. Ja nüüd paneme siia kardina ka.
no nii, saame kardinad ka paika. Sellised nagu hele hallikad, aga nagu siuksed soojem hallikas pigem. Ta ei ole nagu liiga külm, eriti kui see valgus tagant tuleb, siis ta kumab. Mulle nagu meeldib, siis ta nagu veidi viskab sellist kerget nagu pruunikamat vaibi, sest ma ei tahaks halli päris, nii et mulle need väga meeldivad, tegelikult on ju väga ilusad. On ju? Sinna alla paneme tegelikult päevakardina ka, me panime 2 siini, et saab päevakardina ka alla panna. Aga praegu... Gramm on pikad. Jah, gramm on pikad tõesti. Ma tean, et see on hull tolmu kogu ja on siuksed kardinad, et hakkab see tolm siin pihta, aga tead. Mis asi kogu tolmu pigem? No seda ka jah. Aga on, kuidas on ja vaatame ja vähemalt on olemas. Nii et saab magada veidi paremini, on veidi hämaram siin toas. Kell on päev 11 õhtul. Külmkapp on tühi. Käisime jalutustiirul. Tegime külale väikse tiiru peale. Ja nüüd sööme Jääke. ainukese asju, mis kapis on. Minu ema toodud sink ja mureleid. Sest meil ei ole endiselt, nagu te teate, söögi tegemise võimalust. Nii et... Päritel on väike plastiknuga. Sellega nühib siin. Päris naad on kuskil nad on. Teeme nüüd võistluse. Paneme koos samal ajal mureli suhu. Ja kes suudab kiiremini mureli seemne siia sülitada ja mureli enda alla lennata võitnud. Ma arvan, et ma panen talle pika puuga. Võib-olla, ma isegi ei pretendeeri võidule, aga ma mõtlesin, et for fun. Lööme kokku ja siis või? Mille peale? Mille peale? Kes magab põrandal täna? Ei, okay. Ma ka magada puhul soodis. Okay. Davai, läks. No, sa ei kiire. Sul oli pool lõua peal veel! Kilk oli see. See oli pool kirst murelit ja lõua peal. No sul üldse ju pool ei meseemne külga. Milline see minu oma oli? Tead või? See vist tundub. No mul ei tulnud nii kiirelt, ma siin närvi. Ta veel proovib. Mul libises midagi, mul läks tegelikult, ma tegin üksi kiiremini. Mul nagu tulnud suust välja ja ma ei saanud kätte seemet. Oota, noh, davai. Oota, võta tagasi välja. Ma ei olnud valmis veel. Võta välja. Ära siis löö kokku, kui valmis olema. Oota, ma ei läinud kokku, ma ei läinud pihta. Nii, davai. Ma ei saanud jälle, mul ju... Sina magad põrandal. Ma saa suur liikuma, ma võistlen. Sina magad põrandal. Tuleb see võistlus, närvipinge, ma ei saa. Ma tegin üksi palju kiiremini ausalt. No, tere hommikust. Eestimaa. Kätte on imeline pühapäeva hommik. Ülisoe. Kell on 9 hommik. Hull. Ja alustame siis päeva, et paneme eile ostetud traktori ja niidubki kokku. Perit veel vist põõnab. Teeme selle esimese muruniitmise ära. Pillid koos. Ühtegi kokkupanemisjuhendit ei olnud. Aga jupp oli nii vähe, et õnneks sai oma peaga kokku pandud. Hakkame siis pihta seal platsiga. Selle hetke ma olen ikka väga kaua ootanud. Oma hoovi niita. Oi kui mõnus lihtsalt, mida ilma. Täna hommikul mina ärkasin üles esimene asi, pesin hambad ära, aga põhimõtteliselt bikiinid selga, raamat kätte ja terrassile pikutama. Okei, seda raamatut ma väga palju jõudnud lugeda, peab tunnistama. Aga... Lahti tegid otsa? Jaa. Aga kuna meil on ju endiselt on söögiga veits muresid seal kodus söögi tegemisega, siis meil on seal lähedal üks pubi. Nii et me lähme jalutame nüüd Poka. Ma nüüd ütlesime, kus me elame muidugi. Seda võime. Ühesõnaga, nüüd me lähme jalutame pubisse ja vaatame, äkki me saame sealt midagi süüa, sest me ei ole veel täna söönud midagi. Muru niitmine jäi ka pooleli praegu. Akud said tühjaks. Mõtlesimegi, et kasutame seda aega siis niimoodi ära, et lähme muretseme endale kuskilt midagi süüa. Ja kuidas mind häirivad need roosad bikiinid siin all. Aga jah, lihtsalt viskasin mingi kleidu peale, plätud jalga ja nüüd lähme otsime seda pubikest üles.
kui mõnus eluke, ma olen väga rahul. Nii, Kennu niidab meil muru. Mina niitsin ka päris palju kusjuures. Siin käisin, tegin ikka korralikud tiirukesed, aga nüüd ma lihtsalt veits peesitan siin ja puhkan. Vaatan, loen raamatut ka äkki veits, mul on selline mindfuck armastus, kuidas me oma armuelu saboteerime ja mida selle vastu teha saame. Ma olen seda, tegelikult mul on mingi pool loetud, midagi sellist äkki, kas mul on vahel ka siin see või? Ei ole või? Kuskil midagi on ühesõnaga. Mul on see mingi pool loetud, aga suht ammu aega tagasi ma pole seda kuid enam lugenud, nii et vaatame äkki siis ma lõpetan selle ära ka ükskord. No nii, kell on 2 päeval. Lõpuks sai niidetud kõik aia esine, siit ümber maja ja see suur plats siin. Ütleme nii, et stress oli nii kuum. Ebareaalne. Aga ütleme nii, et see trimmer on väga hea. Sellega on väga hea. Aga selle murutraktori saab kirjutada sinna listi, kus on kõik emotsiooni, kõik ebaõnnestunud emotsiooniostus. Et ta oli suht nadi ikka. Ta ikka ei ole mõeldud sükest asjade jaoks. Nii suurti patside jaoks. Et kogu aeg pidi akusid laadima ja ei olnud jõudnud ka väga. Aga noh, selle suve elab üle. Elu esimene pesu pesumasinaga ja tõime kohe välja kuivama ka uue maja rõõmud. Väga mõnus. Väiksed asjad. Ja kus me siis lähme? Ja siis lähme vist ujuma. Ma juba nii väga tahan. Ma terve päev teda palunud, et me läheks ujuma. Kas sa leidsid mingi koha või? Jah. Lähme vaatama. Väljas on 28 kraadi. Ebareaalne. Muru lõhkeb üle pea. Värske pesulõhk ka. Let's go! Yay. Jõudsime kohale lõpuks läbi külava teede ja pool kilomeetrit kõndimist. All on jahe, peal on soe. Ma ise vist ikka ei lähe, noh. Meeldib märg olla. Ei meeldi teha asju, mis mulle ei meeldi. Mis sulle ei meeldi märg olla või? Aga ilus on siin muidu. Kõik hästi või? Jaa, ma tahtsin nägu ka korastada. Snuukerdad või? Mitte snuukerdad, vaid... Snuukerdad. Nii mõnus on ka nagu nägu, saab ka jahutust. Panedki nii. Ei ole päris. Mida sa teed? Jahutad nina või? Jaa, sa peaks ka proovima. Mul on täitsa jahe. Mul on jahe. Lähed niimoodi lihtsalt. Ja ongi mõnus. Küll ole. No nii, ja jõudsimegi siia video lõppu. Aitäh, et vaatasite. Ma loodan, et oli põnev vaadata meie tegemisi, toimetusi. Ja kui tahad olla kursis ka edaspidi, siis subscribe, bell notification ja muidugi like. Me oleme iga like eest nii super tänulikud. Kommenteerige ka palun. Jah, kommenteerige ka muidugi. Kõik mõtted, kõik on oodatud. Tšau.